Rakvere. See on linn, kus toimub palju sündmusi, mida palja silmaga ei pruugi kohe näha. Nii ka siin, kus selts noori inimesi viisid peitusmängu uuele tasemele. See grupp asutas mittetulundusühingu Rakvere Street. Sinna koonduvad huvilised, kes jagavad teineteisele teadmisi ja kogemusi kapoti all toimuvast. Vaba aeg on sisustatud huvide kohaselt, nimelt mängitakse modifitseeritud peitusmängu, kus peidetakse koos autoga linna peal. Et otsimine ei veniks tundideks, antakse regulaarsed vihjed. Omavahel nad kommunikeeruvad kasutades telefoni äppi, mis asendab raadiosaatjat. Esimene reegel on see, et tuleb liikluseeskirjades kinni pidada. Peita ei tohi keelualadesse, kõik parklad, autoga ligipääsetavad kohad on lubatud. Ja autol peavad põlema parktuled ja vihjad peavad olema sellised normaalsed, mitte et roheline prügikast või mul ligidal on puukuur või midagi sellist. Et esimese vihje aeg, et olen alajaama juures, mis on laotud telliskividest. Kui veel ära saad ennast peita, siis on seal veel see koha peal passimisega on võib-olla ootusärevus, adrenaliin on veel suurem, et vaid ringi ja mõtled, et kas vihjed olid piisavalt tagasihoidlikud või liiga head, et leitakse kiiresti üles. See tõenäosus, kui kiiresti mind leitakse, see konkreetselt oleneb nende teiste mängijate leidlikkusest. Suudavad mõelda selle välja, et ma võisin täitsa kesklinna parkida, sest kesklinnas on ka veekogu. Ja tegelikult Rakvere linnas on neid veekogusi siin hästi palju, see, mis me vihje ma andsin. No, eks otsimisel on ka niisugune adrenaliin tuleb üles selle koha pealt, et kui vihjed on, lased peas läbi nagu linnapilti endal ja siis otsid tekitad seoseid, kus kohas ta võib olla. Päris äge on see nii otsimine kui ka peitmine. Peitmine on selles suhtes, et annad vihjeid ja siis ootadki. Võib-olla isegi selles suhtes on ärevam seis, et vaid ikka ümber ringi ja vaatad ja kuulad ja mis teised räägivad nagu selles sellos. See, et pakkuda inimestele ajaviidet, et oleks midagi teha, et mitte niisama linna peal ringi sõita, tühja passida. Mäng on minu jaoks ajaviide pigem, et Rakvere avastamine pigem mitte nii väga, mina olen siin nagu eluaeg olnud ja hasarti saab ka kindlasti. Just nimelt, et leida, otsida, ikka paneb adrenaliini möllama veres. Siin mõnesaja meetri läheduses paistab kirikutorn ja suht lähedal on üks punase katusega maja. Põhimõtteliselt oleme siin arvestanud kesklinnast jõuab, ütleme, kuni Rajapoeni või selline ülejäänud kohtadesse jõuab ilusti, aga Moonakülas siis peab natuke improviseerima niimoodi, et sa pead juba veidukat teadma ja annab vihje liikumisaeg juba. Osalevad põhimõtteliselt Rakvere Street Facebooki lehe liikmed, kõik, kes tunnevad mängust huvi. Hooaja lõpus kõige rohkem punkte kogunud osaleja saab Rakvere linna parima tundja tiitli ja auhinna.